No nii, tere, hea discgolfi sõber. Oleme tulnud siia vaatama Annikar Open 2025 kolmanda ringi, finaalringi taga 9. Mina Markus Saaremaa, minuga Mikk Mats. Tere. Annikaru discgolfipargis see toimub ja vaatame mängijaid. Esimesena siis Big Boys Hannes Kurn, -15 hetkel koondskoor ja +2, et algus on natuke raske. Teisena Mauri Vilman, hetkeskoor -16 ja esi-9 skoor +1. Kolmandana Mats-Erik, kokkuskoor -12 ja skoor praegu esimesel 9 +2. Ja Tartu poiss Roland Kõur, hetkel -16 ja siis esi-9 -2. Ehk siis väga-väga hästi. Siin on meil ju, peaks olema siis esikoha peale viik, on ju? Ja 10. rada on siis par 3, 88 meetrit pikk ja jälle siukse, must get birdie ei saa päris öelda, aga ikkagi... Aga saab. Ja põhimõtteliselt ikkagi saab, et siuke üsna, selline labane haiser nii-öelda, muidugi siin teeb tuul ja puud ja asjad keerulisemaks, aga pigem iga mängija tuleb siia rajale kindlasti birdie mõtetega. Aga minu arust oli nagu huvitav vaadata, et need praegused skoorid on, et meil on 3 meest plussis, et see tegelikult iseloomustab nagu ülihästi seda, kui raske rada on Annikaru tuulega. Et tegelikult tuulevaikuses tehakse siin ikkagi soliidselt seda miinust, aga tuulevaikus, nii-öelda tugeva tuulega on see rada väga keeruline. Ja ma ei tea, kas keegi kunagi rääkis, et siin see rada võiks olla kõrgendatud korviga. Ja vaata, siis ma ütleks, et see rada muutuks kohe palju keerulisemaks. Et siis need 5-6 meetri putid, et need muutuksid selliseks päris omanäoliseks. Ja siin oli vist mingi plaan, et enne Eesti meistrivõistluseid äkki teha siis kõrgendatud korv. Et selliste tänaste tuuleoludega see kindlasti segaks kaarti siin isukalt. See tundus päris hea visalat. Väga ilusti ja siin see tuule lugemine on nagu äärmiselt oluline, et kui natuke valesti kalkuleerida, siis ketas seal minema tassitakse. Kas see oli mingi muu puu või nagu... Aga vastu seda aeda läks vist. Aga huvitav, tavaliselt need kettad vaata nagu nii madalaks ei jäeti ju siis kas tuul või siis natukene oli tiibelt eksimised. Jah. Aga ütleme nii, et leiab parre, pole hullu. Just. Ja Mats saab proovida nüüd mingisugune 15 meetrit. Läheb siin kõrge kaarega üle korvi, et siin ka Rolandil nüüd, ütleme 7 meetrit putti taga on põhimõtteliselt nii tugev paremalt vasakule tuul kui aega võimalik, et... Õnneks Rolkul on selline nagu pushi ja spinni vahepeal selles mõttes, et see väga palju ei ole nagu lühidistantsil mõjutatud tuulest, aga ikkagi selles suhtes kindlasti mõjutab. Rolkul on ka ikkagi nagu natuke vaata haiser putt ja see tuul hiilib sinna haiser nurga alla nii ilusti, et ta võib väga kõvasti tõsta seda ketast. Tihtipeale selle tuulega kiputakse neid madalaks jätma ka. Natuke kõrgeks seekord. Seekord natukene kõrgeks ja... Aga tegelikult ei olnud, see putt oli täpselt selline, et nagu lihtsalt nõks kõrgelt läks välja, muud mitte midagi, et tuul tegelikult väga palju isegi seda ei mõjutanud. Ja Matsil nüüd ka parri jaoks siuke mõned meetrid läbida ja need saavad ilusti kõik läbitud ka. Ja Mauri siis ainsana siit kasvatamas oma edu või haaramas edu alustuseks. Ja alustuseks haaramaks. Ja jällegi saab siin ilmselt tuulesüüks ka palju ajada, et 1 birdie ja 3 parri, et tavaliselt nähakse siin hästi palju neid birdisid, aga tuul teeb asja raskeks. Jõuame rajal number 11, par 333 meetrit. Üks raskemaid par 3-sid Annikaru rajal. Vasak pool on OB. Siin tuleb visata siukene, ma ütleks üpris madal viset, väga kõrgele ei saa seda ketast lasta ja lõpp on siis siukse kallaku peal, kus veel omakorda vasakul ääres on OB. Ja ma arvan, et siin keegi jällegi seda rada väga pooleks mängima ei lähe, kuigi seda tehakse, et siis lihtsalt võtad sellega selle tagantkäe nii-öelda hajumise eksimuse välja.
Küll aga, mis sa arvad, Mikk, mis sa arvad sellest vasakust OB-st, mis seal korvi juures on, et kas see on sinu arvates vajalik? Ma arvan, et ta iseenesest, ta on vajalik, aga ainus nagu halb asi, mis selle juures on see, et näiteks kui mängija tee jala pealt teeb nagu hea viske, tal ketas maandubki reaalselt bullseyes ja kuna see green on niisugune üsna kiire, siis ta võib skipata sealt ülihea viske puhul lihtsalt OB-sse ja mängija saab nagu väga hea viske eest karistada. Et ja samamoodi need rollid, asjad kõik võivad tihtipeale seal OB-s lõppeda, aga siis ongi, et miks ta siis vajalik on? Jah, no eks ta on nii-öelda kellele kuidas, et no ta on raja selles mõttes, ta teeb raja nagu keerulisemaks, aga kohati ma arvan, et see on ka nagu natuke nagu seal selles suhtes natukene ebaaus, et kui sa saadki päriselt sealt korvi juures saad skipi OB-sse, siis sul on koheselt on seal mingisugune 15 tulla ja OB karistusega. Et selles suhtes mulle nagu raja disainielemendina ta meeldib, et sa peadki usaldama viset rohkem sirgeks ja laskma tal nagu hajuda. Et sa ei tohi visata nagu kohe kitsaks, on ju. Aga jah, et see, kui sa teed ideaalse viske, siis see natuke võib seal karistada, aga... Jah, võib küll, et siin on nähtud neid skipiga OB-sse jõudmised küll, et tee pealt tundub ülihea vise ja siis lähed kohale ja vaatad, et on ikkagi minema hüppanud see ketas, aga siin jutu taustal praegu Mats on leidnud kahjuks OB ja üsna nii-öelda võrdlemisi varakult tegelikult, et siit on ikkagi, julgen pakkuda, et mingi 75-80 meetrit vähemalt veel minna. Ja siin ka see ketas sinna, ütleme 5 meetri ringi sisse paigutada on väga keeruline, et kui edasi jõuame, siis näeme seda greeni ka täpsemalt, et siis on aru saada, millest juttu. Tundub, et jääb natukene vist tagasihoidlikuks, aga vaatame. See puu oli juba ju sisse kirjutatud sinna. Mina oleks isegi ütlenud, et korvi sisse kirjutatud, aga praegu kahjuks throw-in ei tulnud. Et kas Hanna seal on pöördi võtta? Jah. Nõks madal. Kahju jälle siin, et pöördid on alati nagu äge näha, et on päris keeruline rada ja kui keegi selle kahega läbib, on nagu vahva alati. Aga samas, nii palju ma saan sellest OB-st aru, et tegelikult selle raja nagu, vaata, kui sa hakkad seda pooleks mängima, siis muidu see oleks nagu ülilihtne oleks pooleks mängida, seda sul ei ole mitte mingit nagu faktorit seal. Aga ongi see, et tegelikult selle nii-öelda, kui sa seal lähenema pead, siis ongi nagu Mauril oli peaaegu OB-s. Et sellest ma saan tegelikult päris hästi aru. Ja nüüd Rolkul ka, kas tal on pördiput? Peaks olema vist küll äkki, jah. No, vaatama, mis siin siis saab. Nii, teine ülaraud järjest vähemalt Rolko nii-öelda julgelt putib. Madalaks ei jäta, aga mõned sentimeetrid peab sealt seda kõrgust vähemaks kruttima. Ja Matsil on nüüd poogiput. Ka siuke päris mingi 6 meetrit või? Jah, umbes nii. Tegelikult oli hea lähenemine ikkagi. Ja sealt kohast see lähenemine oli tõesti väga hea. Kahjuks parri jaoks ei olnud see piisavalt hea, aga ei hullu. Ei jätta mitte parri jaoks, poogi jaoks. Poogi jaoks jah, et see muidugi teeb natukene haiget scorecardile. Aga see poogi on silmapilk ja see on tee pealt natuke eksid ja siis eksid putiga ongi pahandus maas. Ja liigume 12-ndale. 12. rada siis par 3, 100 meetrit pikk. Kulgeb algul mööda sükest tunnelit ja stabiilselt ka üles mäge. Ja see nii-öelda ideaalne tunnel lähebki siit paremalt, ehk siis ketas näiteks tagantki viske korral peaks minema üle ja siis lõpus ka tagasi feidima, aga päris palju seda rada mängitaksegi lihtsalt nii, et visatakse otseks ja loodetakse, et läheb läbi puude, et saada see ketas sinna õigesse joonde reaalselt lendama on nagu äärmiselt keeruline. Isegi sellisel juhul võib ta sealt mingi puu kinni võtta, et see otse peale visates see mets on võrdlemisi hõre seal, et sealt ta võib läbi lipsata. Roland viskab midagi sellist lahjad sinna taevasse. Kas on see unicorn?
see mingi tema mingisugune, ma ei tea, puterplastikust enam-vähem mid-range või? Võib vabalt olla, et selle peab Rolandilt üle küsima, aga praegu väga paha kiki saab, et siin nii vasaku parem äär on nagu väga karistavad. Et tundus siin amatöör diiala peale on liikuv, et nüüd Hannes saab selle viimase parempoolse puu, et oleks ta sealt mööda hüpanud, oleks nagu võimalused paremad olnud, aga jah, see, et sa välja tõid selle, et parem ja vasak pool on karistavad, on täiesti õige, et üpris tummine on see, et see rada on nagu tõsiselt hea rada ja ongi see, et kui sa eksid, siis see karistab ära ja nüüd Mauri näitas seda liini, mis tegelikult peaks olema. Et läks täpselt õiges kohas, seal ülemineku kohas läks üle ja lõpus feidis ka, et mind täitsa huvitab, kaugele Mauri jääb. Tundus küll väga kaunis ju see, et ma ütlesin, nüüd jääb ka natuke kangeks see ketas, aga see ei ole üldse paha nagu, et ma arvan, seal on paarkümmend meetrit veel minna ja sealt saab jumputiga vast seda asja lahendada. Et siin poisid juurdamas, et millist käppi siis täpselt viskama minna. Ilmselt neid käppe on nii palju. Ja või mitte ühtegi. Kardan, et seal ilmselt väga häid valikuid pole, aga siit võib õnnestuda, et vaatame, kuidas Roland lahendab. No tundub väga kaunis, ühtegi puud ei saanud. Ikkagi seal oli siis mingisugune vähe normaalsem vist. Ju siis oli. Hannes ka siin juurdlemas, et millist liini siis katsetada seekord. Aga Hannes on piisavalt lähedal, et saab jump-putiga ikkagi, et selle võrra on nagu asi lihtsam. Jah, tegelikult oli seal isegi vist väike võimalus. Jah, võib-olla küll. Need on päris pikk putt on, aga Mauril ka tegelikult täiesti reaalne rannimisvõimalus ja päris kindlasti ta seda ilmselt sisse läheb ka panema, et ja no kui ta kõik muu siiamaani on üritanud sisse visata, siis miks ta seda peaks minema alla viskama? Käsi kuivaks ja putt kotti. Jah, ka panebki. See on päris huvitav, see on nagu Mauri mingisugune õnnerada vist, et minu arust mõned videod tagasi siin oli sarnast isegi veel pikemat putti Mauri esituses näha, et päris vahva lahendus, jah. Siit kohe kogu pundi käest viskeid ka võtab. Jah, kas sa oled näinud siit midagi vähemalt võtmas kui Birdi, jah, sellelt rajalt? Ega vist mitte, jah. Ja tegu ei ole üldse nii-öelda lihtsa rajaga, et Roland nüüd oma parri päästmas. Tundub ka, et natuke puud segavad, et peab siin harku putti tegema. Aga see probleem ei ole. Väga hea save. Tõsiselt hästi tehtud. Ja Hannesele ka parr. Ja tegelikult päris hästi mängitud selle puuli poolt, et see rada tavaliselt esitab väljakutseid rohkem, aga praegu videopildis olevad poisid on nagu hästi hakkama saanud. Ja maitselt ka. Hea save. No nii, kui oled discgolfi armastav noor, siis Tartus on just sulle grupitreeningud. Trennides mängime ägedaid mänge, teeme tehnikat, putime, sul on ägedad treenerid ja kui sa tahad endale leida ägedaid sõpru, kellega kas mängida või midagi muud teha, siis tule kindlasti meie trenni. Rada number 13, par 3,88 meetrit, algab siukses hästi pisikeses käpis, kus peab siit läbi saama ja kui sa siit läbi saad, siis tuleb ketas kuidagi saada sinna paremale poole hajuma korvi suunas. Et enamasti mängitakse seda rada eestkäega, kuid ma ei imestaks, kui me näeks ka siit ühte või kahte tagantkätt.
et aga just nimelt, et siin rajal ei ole muud siukest OB-d või mandot või midagi, siin on lihtsalt esimene käpp, kust on vaja läbi saada, mis on nagu omamoodi mando, et vaja 2 puu vahelt läbi saada põhimõtteliselt ja siis võiks olla suhteliselt korvi lähedal. see tundub päris hea. See tundub väga hea ise. See võiks ilmselt päris korvi ligidal olla. Nii, ja Roland läheb siin ka eestkäega, et siin see eestkäsi on ilmselt väga populaarne. Et tagantkäega paremakäelisel mängijal on siia see joon päris raske ära voolida. Ja Roland põhimõtteliselt sama liini pidi nagu Mauri. Jah, aga veits kiirem ketas vist. Ja läks natuke pikaks isegi vist. Jah. Seal pikk ei ole üldse halb olla, aga seal lihtsalt tuleb rohkem puid ette, millega arvestada. Ja kui sa oled nagu alamõttes otse pikk, siis on ka see, et sul läheb päris kõrgelt alla putt, et see pole ka ideaalne. Hannes huvitavalt viskab nagu natuke sirgu selle ketta. Mis tundus, et oli tal endal ka üllatus. Just, jäi natuke sinna, täpselt selle kõrgendiku, millest sa just rääkisid, selle alla jäi. Jah, et ilmselt mingid variandid on, aga pole just kõige lihtsam. Mats samuti eestkäega läheb ka madalalt, et siin tegelikult see kõrgus on oluline paika saada. Et nii kui sa madalamalt viskad, siis ta ilmselt sinna pikaks pushib ja siin see kõrgendiku meile Mats ka ära näitab, et ja, päris julm langus ikka sealt kohast. Ja pöördi on täitsa mängus, aga eksimuse korral on jälle seal korralik comebacker ka jäämas. Ja see ei lähe kahjuks. Ja ma arvan, et Mats nägi ise ka käest välja, et see kahjuks sinna sisse ei lähe, et kohe oli reaktsioon pärast puti välja laskmist oli selline. Ja Hannesel on nüüd ka päris siuke jalgatasetus on üsna keeruline, aga talle siuksed putid meeldivad. Natuke seekord jääb madalaks, aga tavaliselt talle siuksed natuke erilisemad putid istuvad väga hästi. Õnneks väga rollima ei läinud ja enam-vähem paika sinna, kus ta maandus. Ja Rolko ka tegelikult, ma arvasin, et ta on kaugemal, et aga ta on ilusti ringis sees mingisugune, ma ei tea, 7-8 pealest. Kahju Rolandi eksimusest praegu, et siin on tegelikult vaja Mauril sabast kinni hoida, et praegu on veel ilusti kõik käe ulatuses. Ja, et Mauri ju seda puti mööda ei pane selles suhtes, siis on natukene nagu natuke kehv, et Rolkul see alarauda läks. Jah, aga vaatame, Mauri on ka ikkagi inimene, et või siis ikkagi mitte. Ja, aga seal ei olnud varianti ka ju selles suhtes, et tal on see, et kui tal on võimalik seda edu suurendada, siis väga suure tõenäosusega ta seda ka teeb. Ja Mauri isegi üllatuslikult täna mõne ringi eksimuse on pakkunud meile, et tundub, et nüüd on limiit mitmeks aastaks täis ja rohkem ei eksi. Et Mats saab ka oma parri kätte ilusti. Jep. Hannes ilmselt ka ja Rolku ilmselt siis ka. Nüüd ikkagi siuke lihtsamate radade stretch on alganud, et tegelikult nüüd peavad poisid hakkama kõvasti pöördisid võtma, kui siin kõige kirkamate medalite peale mängida tahta. Ja just see 13-18 on ju. See tegelikult on siuke, kust peaks võtma. Ja Rolkule ka parr ja saab rõõmsalt edasi liikuda. 14. rada on siis järjekordne par 3 ja 82 meetrit pikkust. Siit on juba näha ka siuke joon, mis kulgeb ümber korvi ja see on saare rada. Et mängib Hasardi saarena. Kui sa siia kollase ringi siis ära ei mahu, siis saad kohe Hasardi karistuse ja mängid siit samast edasi, kus ketas on. Et jällegi tegelikult üsna lihtne rada, lihtne ka nässu keerata. Et see siit natuke kõrguste vahed ja mõned puud, et siin asjad segavad, aga see rada võib minna keeruliseks. Praegu õnneks küll tuult ja asja pole, aga ja, et siin
rajal statistika näitab, et on võetud ka midagi suuremat kui triple bogey, mis selles suhtes võib täitsa vabalt juhtuda, kui siin hakkad tasa ja targu minema. ja no eks siin on ka, vaata, green on siuke kallaku peal, et võib igast rolle asju juhtuda, millega jälle sinna hasardisse oma tee leiad, et ja, aga siin iseenesest nii tagantkäsi kui eestkäsi on täiesti arvestatavad play'd, et siin Roland üsna ideaalselt demonstreerib meile tagantkätte. Vaatame, kas Hannes meile ka ilusa nii-öelda eestkäisid näitab. See on seal nüüd feidib sinna paremale poole. No päris hästi, et ütleme nii, et on eestkäe ja tagantkäe on ilusti meil olemas ja saab mõlemat pidi, et vastavalt, mis endale rohkem meeldib, siis saab selle käiku lasta. Aga siin on vaata ka mõned puud, et praegu õnneks Mats ilusti sai mööda, aga need puud on kohe, nii kui sa neid tabad, siis on põhimõtteliselt on juba karistus scorecardil kirjas ja päästad oma bogit või midagi veel hullemat. Nüüd Mauril täpselt ringi joone peal sellise putt. Praegu Rolandil ja Hannesel hea võimalus tagasi võtta. No kui Mauri laseb, on ju. Aga ei lase. Ei lase. Et Mauri päris hästi on nüüd käima saanud ennast siin järjest. Pöördisid tuleb vasakult ja paremalt. Ikkagi tundub, et back nine on mänginud päris palju lihtsamalt, et siin front nine'i lõppedes olime mitme poisiga plussi peal, et nüüd on ikkagi kolm meest juba miinusesse jõudnud, et ei, 2 meest. 2, jah. Äkki saame siit esimese Starframe'i? Pigem julgeks arvata, et saame. Jah. Nii ja Rolandil 4,5 meetrit, 5 meetrit ja endal puttida. Kamaroll, kui anna meile 1 Starframe. Sah. Andis. Nii, Keti kõlin. Roland praegu on nii tsoonis, et ei mõtle muudele asjadele. Oleme jõudnud rajale number 15, samuti par 3, 82 meetrit pikkust on ja rada mängib üles mäkke, siukse väikse kallaku või nõlva peale. Paremal pool kulgeb terve raja vältel OB, et pigem sellest tahad eemal hoida, saab mõlema viskega nii eestkäega kui tagantkäega seda rada mängida. Ja eks vaatame, kuidas siin siis meie poisid seda siin lahti arutama hakkavad, et Mauri eest käega, püroga ilmselt lihtsalt tikku ja laseb feidida. Ja siin see eestkäsi on nagu justkui kõige loogilisem, et oi. Ossa korralik. See on nüüd väga paha eksimus Maurilt, et aga meie jaoks selles mõttes teeb see mängu ainult põnevamaks. Et Rolandil ja Hannesel praegu kõik võimalused nii-öelda kaks stroke'i tagasi võtta. Et Mauril põhimõtteliselt ikkagi on juba parimal juhul bogey, et kui ta sealt sisse ei viska mingi, ma ei tea, 50 pealt. Jah, aga seda ilmselt ei usu, et ma ütlekski, et parimal juhul ongi bogey. Aga Rolku võtab päris kõrgeks, seal on suht suur oht, et see on ka OB. Aga äkki oli Kettal piisavalt distantsi, et jõudis sinna nii-öelda tol platoo peale ära ja äkki jäi ikka seifi, aga ja no loota tuleb selles suhtes. Ja ma arvan, et Rolku ka hetkel ikkagi kõik sõrmed ja pöidlad ristis hoiab, et see seal seifis oleks. Hannes nüüd läheb veits laiemalt, aga liiga laialt, et praegu Mauri ilmselt hingab natuke kergendatumalt, et praegu ühtegi potentsiaalselt kohe pöördi võimalust ei ole, kui nüüd Rolandil ei tulnud see vise nii-öelda väga hästi välja. Mats keerab ka natuke ketta vist üle ja saab need vasakpoolsed puud, aga need vasakpoolsed puud ka kohe selle
lennu nii-öelda ära lõpetavad ja siis on juba Birdiga nii-öelda ühel pool. nii, aga mida teeb Mauri? või mida hakkab tegema Mauri? ilmselt ta mingit vahet sealt näeb, ma arvan. Ja, siin on nüüd oluline see keta ilusti korvi alla saada, et siin iga puuripsakas võib selle ketta uuesti OBS viia. Ja läheb päris hästi. Pigem hästi, jah. Ja ilmselt üsna korvi ligidale nüüd Mauri sai, et saab oma paugiga maha ja pole hullu. Ma arvan ka, et see Mauri jaoks midagi otseselt ei muuda, et teda ei mõjuta kuidagi. Hannes nüüd peab siin ka parriga leppima, et kindlasti Birdi oleks nagu magus olnud, aga ju siis järgmistelt radadelt. Ega Matsil ka vist siin väga midagi lõbusat ei ole, et võib-olla väikse runni saab anda kuidagi jump puttides, aga pigem on see Matsil need pikad runnid on täna hästi välja tulnud. Oleks pidanud peaaegu sõnu sööma, aga noh, nagu näed, siis Rolkul oligi OBS, et see oli niisugune päris õnnetu juhus pärast seda, et Mauri tegelikult oli ka OBS, et Mauri tegi ilusti ukse lahti, aga praegu ja Rolku ise pani ukse kinni. Jah. Üks visend on ikka võimalik võtta. Selle ta võtab. Ühe viske vähemalt saab Rolkusid kätte, et ja see oli, ma arvan, väga oluline putt hetkel. Ja kindlasti. Hannesel ka ikkagi tegelikult täitsa tester. No, kas tester, aga ikkagi täitsa siuke putt veel, aga need ei ole probleemid. Ilus putt. Aga Hannes ise tundub üsna rahulolematu, et kindlasti siit rahalt Birdit soovis. Ja Maurile siis paugi. Jep. Saab sellega ilusti hakkama ja saame edasi liikuda. Siin on Matsil veel kerge täpp innu. Ja kui võtab selle lihtsa parri vastu. Ja. Nii, aga tuletame veel korra meelde, et Disc Golf Expressi kanalil on ka oma Patreon, kus siis saab liituda ja toetada. Et näed sisu ennem kui teised, saad osaleda ägedatel loosimistel ja võita ja oled kursis ka Disc Golf Expressi tegemistega. Nii et kui on huvi, siis toeta ja pane õlga alla. Ja 16. rada on par 3, 106 meetrit pikk ja kulgeb siit üle siukse oru ja on ka nii-öelda metsatunnel. Et pigem jälle lihtsama poolse raja hulka ta kuulub, et siit peamiselt mängitakse seda tagantkäega, saab mängida ka eestkäega, kui on tahtmist, aga ma arvan, et me ilmselt siit 4 tagantkäet näeme. Jah, iga rada saab eestkäega ka mängida, kui väga tahta. Jah. Aga see konkreetne ilmselt on ikkagi rohkem väga tugevalt tagantkäe dominantne selles suhtes, et lihtsalt tõmba mingi asi sirgu ja lase tal lõpus feidida ja täpselt nii ta lähebki. Ja ka kindlasti selline, kus ta nüüd siin kõik mehed Birdit tahavad. Et iseenesest üsna siuke simple vise võiks öelda. Ja see ongi väga simple, mida Rolko hetkel tegi. Roland selle peaga perfektselt teostab, et bullseye hit võiks isegi öelda vist. Tundub küll, et sinna väga lähedale. Hannes kraabib endale sinna selle plantimiskoha ilusti valmis, et parim võimalik vise teha ja Vaata, kui huvitav oli see, kui Hannes seda birdibagi seal tolmutas või chalkbagi, siis tuul on päris tugevalt paremalt vasakule. Et nüüd enam nagu tuult kuulda pole, aga jah, aga no ütlemegi seda, et ikka ei saa nagu päris otse peale korvile tõmmata, et peab ikkagi usaldama sinna lihtsalt tunnelisse sirgelt ja siis ise nii-öelda tuul lõpus sinna korvi poole ta viib. Ja Hannes tegelikult tundus päris hea liin, aga jäi natuke madalaks ja siin on ka selle reaalse kõrguste mäng on hästi oluline, et nii kui sa natuke madalaks jätad, siis murukiht võtab selle ketta kohe kinni ja mingit skippi ega asja pole loota. Ja kui kõrgeks jätad, siis juhtub nii nagu Matsil oli, et hakkab kandma ja kui sa saad selle nii-öelda tee pealt veel väikse kõnnitee pealt skipi ka veel saab, siis oled päris kaugel omadega.
Mauril ka nüüd tegelikult oluline saada ikkagi see ketas sinna korvi lähedale, et kuna Rolku on selle ketta peaaegu parkinud, siis ja Mauri ei tee eriti head drive'i praegu. Jah, ütleks küll, et see oli siuke natukene misfire. Ja need putid ei ole üldse lihtsalt, tundub, et see lipp jälle seal korralikult lehvib ja oksad kõik liiguvad. Oi, see läheb nüüd väga kaugele ka. Jah, Hannesel on nii siuke putt, et kui see tuule alla saab, tal on korralik spin seal taga, et kui tuule alla saab, siis läheb ilmselt päris kaugele. Kuidagi ikkagi Mauri just on greenile jõudnud, ma täpselt ei napilt ringist väljas, aga vist on, aga tundus tiibelt, et läks nagu hästi varakult vasakule, aga putil. Jälle võimalus. Ja kasutab ära, aga väga haige. Sellise mängija vastu on nagu väga raske mängida ka, kes et just kui Rolandi vaatepunktist teed ise kõik õigesti, aga teine lihtsalt paneb nagu vastu tuules sul 12-metriseid putte kotti, siis on nagu raske, Ja Mats ka. Tõsiselt kaunis putt. Maurist inspiratsiooni ja linnukese ja nüüd tegelikult Hannes on vist suht sama kaugel. Ja siuke korralikus välja astes see putt, et päris keeruline. Ja Rolkul, nagu sa ütlesid, siis ongi siit väike tap-in pulsaist. Aga seisud on endiselt huvitavad, et ainult üks on vahet Mauril ja Rolandil. Ja, Hannes siit võtab kahjuks nüüd paugi, kui ta selle ära putib, on ju, ehk siis natukene see vahemaa suureneb tema ja liidriga. Oi, korra tahtsi juba korru nagu välja visata, aga tahtis välja oksendada. Jah, aga õnneks võeti vastu. Üks kett on need puudu. Jah. Kui see oli asi selles. Ja nüüd rada number 17, par 460 meetrit, see on nüüd siis Annikul rajal üks uuemaid radu. Et vanasti oli lihtsalt par 3, mingisugune 125 meetrit sealt paremast äärest, nüüd on siis taha viidud ja tehtud par 4-ks. Ja see par 4 kulgeb mööda siukest tunnelit ja lõpuks hajub siis vasakule sinna oma siuksesse sängi. Et see, ma ütleks, et see avab päris palju siukest võimalust isegi iiglit proovida ja nagu me tegelikult siit üks tuttav mees teeb ühe ülihea viske, nagu näeme. Teeb natuke raja nii-öelda kohendusi ja siis viskab veel metsa, tundub. Aga see on see, ja see on see. See vist on see visa. See on nii loll asi. Nii loll. Kuidas sa sealt kohast isegi teed siukse viske? Kõige koledamaid pördisi, mis ma just võtnud olen, aga see on lets, jah. Ägedad kindlad, kus said? Teda ei teagi. Ilmselt kuskilt MC käest varast. Okei. Aga tegelikult, mis ma töödel tahtsin, on see, et siit on selle viimase ringi peale üks nagu normaalset teed pidi võetud iigel. Kaspar Kukk on sisse susanud selle, ehk siis Kasparil 7. pördi ja siit iigel päris mahedad rajad, kus võtta. Ja Kaspar on siin täna tundnud highlight'e tootnud vasakule ja paremale. Just. Ja Rolandil siuke kerge eksimus, et natukene sinna kitsaks tõmbas ja nüüd leiab ennast paremalt poolt, et eks näha ole, mis talle pakutakse. Aga kui Mauri nüüd peaks selle ilusti läbi viskama, see vise on ka väga kaunis. Et kui Mauri peaks nüüd ilusti siit sellest tunnelist läbi viskama, siis läheb päris keeruliseks läheb Rolandil midagi siit nii-öelda endale võtta. Ja muidugi Rolandil on alati võimalus nii-öelda Sisse visata nagu sina? Jah. No mitte nagu võib-olla mina, aga tal ei ole suspekti, vaat? Tal on kõik muud paremad asjad. Vaatame, kuidas. Ja see on ju ideaalne. Ja Mauri teeb väga hea viske siit. Tõsiselt hea vise oli. Et sellega loob kõik eeldused endale. Ja, ma ütleks seda, et Mauril on isegi siis iigliproov. Aga kus siin nüüd tuult jälle liigub, et päris korralik ja kindlasti nii-öelda selle viske lendu ka mingil määral mõjutab, et võib nagu ketast otsemaks suruda. Hannesel nüüd flipabki ketas natuke otseks, aga see on juba väga hea, et suurepärane sooritus. Just. No nii, Rolandil
päris keeruline koht. aga siit on kõik võimalik selles mõttes. jah, vaatame, kuidas siit oleks vaja tegelikult nii-öelda alustuseks nii-öelda pördi võimalus vaja tekitada kuidagigi. ja see on tekitatud ju. Paistab küll sedasi, jah. Väga hästi visatud. Ja Mauri, mina arvasin, et Mauri on nendest kuuskidest ammu möödas. Aga reaalsus on see, et ei ole. Jaa, aga noh, see on ikkagi siuke 35 meetrit. Just. Ja ujub siit läbi ka ilusti just, või jäi kinni? Ei, vist sai ikka sinna mingisuguse 5-6 peale. Jaa. Hanne seal võimalik. Igluputt. No, ui. Hannesest kahju täitsa. Tegelikult jah, seal on ikkagi päris palju neid nagu väga häid viskeid olnud ja vahepeal lihtsalt mingid asjad ei õnnestu, et ja kuigi ma arvasin, et Rolku lähenemine on idekas, siis tegelikult see on pikk, päris pikk. Oli ühe proteiinibatooni liiga palju hommikul söönud. Ja midagi muud hoopis. Ja siit kindlasti rannima läks, aga siit ikkagi nüüd Mauri ilmselt üsna väärtuslikud stroogid korjab Rolandi vastu. Ja kui Mauri siit pördi võtab, siis tal on tõesti väga mugav edu viimaseks trajaks, et eks näha ole, mis siit saab. Ma ütlesin, ta vab puuda. Ka ei olnud lihtne putt, et siuke väike Anhaiseri hõljuk sinna teele panna. Roland peab veel ühe putti tegema enne, kui Mauri enda pördit saab hakata puttima. Kui ta nüüd sisse paneb, siis ta võtab parri, on ja. Ehk siis, kui Mauri võtaks pördi, jääks ainult 2 viset vahet, mis tegelikult ei ole nii mugav. Ja saab selle kätte. Et noh, nüüd on see, et selles suhtes väga hea putt Rolkult. Et kui Mauri nüüd peaks sisse panema, mis suure tõenäosusega juhtub ilmselt. Ja arvestades, et viimane rada on ka saare rada, et siis on kõik tegelikult veel võimalik. Just. Ja Mauri paneb sisse. Ehk siis nüüd ongi 2 viset vahet, aga saare rajal on nüüd kõik võimalik. Täpselt nii. Mats ka siin veel. Pördipott on ju? Jah, see oli iigli proov tal sealt. Just. Kaks täitsa reaalselt näeda iigli šanssi meil oli. Aga keegi ei ole kahjuks nii võimas kui Kaspar Kukk, et... Eks see ongi raske ka. Jep. Päris roheline on see värk, et hästi läbitud. Ja viimane 18. rada on par 3 ja 127 meetrit. Et jällegi nii-öelda saare rada, aga samasuguse hasardi reegliga. Ja siin nende kollaste kividega on see saar siin tähistatud, et üsna pikk rada, aga mängib natukene mäest alla, et selle võrra on lihtsam distantsi saada, aga sinna saarele jõudmiseks peab ikkagi tegema hea viske, et see kindlasti nii-öelda kõige lihtsamate radade hulka ei liigitu. Et ma tean, et siin vahepeal mängitakse ka nii, et saab siia ette seifi mängida, ma ei tea, kas ka praegu see võimalus on. Jaa, vist seal vaata, näed neid valgeid tokke seal keskel, siis seal on näha seda seife-ala. Aga ma ütleks seda, et mitte keegi siit pundist ei lähe mitte iial seda seifi mängima. Jah, seda kindlasti mitte. Et hetkel on see, et neil on nagu, noh, kuna neil on viset ja neil on see skoor ka piisavalt hea, siis ma ei usu, et keegi läheb. Ja kui nüüd põhimõtteliselt, kui Mauri selle saarele viskab, siis ta on võitnud. Jah, võib nii öelda küll. Aga ei teagi, mis teistest puulidest tehtud on, et kuidas teised poodiumikohad siin jagunema hakkavad. Jah, seda peame veel vaatama, aga Mauril on vaja see saarele visata. Jaa. Aga tuul ka tõuseb, et ega see lihtne ei ole. Mauriga võtab oma aja. Mõistlik. Näeb päris hea välja. Näeb päris hea välja, kas see ka jõuab. Oi. Jõudnud. Ja aga kuhu huvitav, kas ta läks siis? Ta läks liiga laiaks.
okei, aga see teeb meie jaoks selle ringi ikkagi oluliselt põnevamaks jälle, et nüüd Rolandil põhimõtteliselt kõik võimalused Mauriga siin viiki saada. Hannes viskab selle ka liiga laiaks ja see läheb sinna rahvasse. Rahvasse, ketaas. Ja korralik 140 tamme ja päris rits, jah. no nii, Rolkul nüüd on vaja see saarele saada, et siis võib siin juhtuma hakata. Nii tundub päris okei. Jah, ta on piisavalt nagu lai ja piisavalt madal ja kui ta nüüd hüppaks ka No, väga hästi. ja on saarel ja tegelikult väga lähedal saarel. Ja, Ehk siis see teeb asja palju huvitavamaks. ja et siin peab vaatama, kus täpselt Mauri on, et kui ta on nii-öelda siin selle hasardi ääres, siis tal on võimalik ikkagi ka parr võtta, aga kui ta lõi kuskile kaugemale, siis kindlasti on Rolandil nagu kõik võimalused. Ja. Hannes viskas korvi all ära ja on tehtud ja Mauril on nüüd mingisugune 15 putida. Ja tundub küll. Põhimõtteliselt, kui Mauri selle sisse putib, siis ta võidab, on ju. Jah. Ükskõik, mida Rolku teeb. Nii on. Mine. No jah, ei saa öelda, et keegi siin imestaks, aga päris muljet avaldav. No siin ei ole mitte midagi öelda. No võiduputt, ütleme nii. Et see väärib ka seda võitu, noh. Ja Matsil on ka siin enda pördiputt siis ringi nii-öelda servast. Jah, umbes 9 meetrit. Ja paneb ilusti ära. Otse kotti, et hea viis, kuidas lõpetada. Matsilt ka tubli võistlus. Just. Et Mats jääb siin 6. kohta jagama siis kokkuvõttes. Ja Rolandile ka selles mõttes kummardus, et ikkagi hoidis Maurit nii-öelda pinge alla. Hoidis kätt pulsil. Ja Hannes ka polnud kahjuks otseselt täna tema päevaga, aga ikkagi top 5 koht on tõsiasi, et selles mõttes ikkagi tubli sooritus. Ja soovime õnne siis Annika Roopen 225 võitjale, Mauri Vilman. Palju õnne, Mauri! Palju õnne Maurile, siin on siis ka ülejäänud skoorid näha, et Björn Marrandi ja Mattias Villata siis nii-öelda tagumistest puulidest tulid päris hea hooga ja isegi Björn siis täitsa poodiumile välja jõudis. Ja, et väga-väga hästi mängitud ringid, aga meie täname, et vaatasite. Nii et olge ikka Disc Golf Expressiga. Täpselt nii, ja vist. Tšau!